Hei, mina olen Taavi Pertman ja sa kuulad või vaatad Raharaadiot, kus räägime rahast, investeerimisest ja kõigest sellega seotust. Ja täna selline huvitav teema, ehk siis mõte, et kui ma ei ole müünud, siis ma pole investeeringuga raha kaotanud. Ehk üsna levinud selline mõtteviis ja mingis mõttes olen ma seda ka ise teatud kontekstis rääkinud, aga kõige naljakam on seda näha siis, kui näiteks El Salvador räägib, et kui Bitcoini hind on kukkunud kolinal, neil on mitmekümne miljonine kaotus seal, et kuna nad ei ole müünud, siis nad ei ole midagi kaotanud. Ehk siis mõte iseenesest selle idee taga on lihtne, et ei müü neid kahjumiga positsioone maha, sest et äkki see hind jõuab taastuda. See on ka väga populaarne väikeinvestorite seas, et ostad mingeid aktsiaid, mõtled, et see tõuseb, aga kukub kolinal hoopis alla ja siis igaks juhuks maha ei müü. Et hoiad alles, äkki taastub ja saab nulliga näiteks maha müüa või mingi kasumiga. Ja see on päris levinud nähtus ja sellel on oma nimi, ehk dispositsiooni efekt, mis tähendab seda, et tüüpiliselt jäädakse selliste halbade ettevõtete aktsiatesse liiga kaua kinni ja head ettevõtte aktsiad müüakse liiga vara maha. Ehk siis aktsia tõuseb 100%, müüd maha, sest et päris hea tootlus, aga tegelikult ettevõte on nii hea, et oleks võinud veel mitu 100% tootlus sealt võtta aastatega. Aga kuna sa tahtsid kasumi ära fikseerida, siis müüsid maha. Et see on väga levinud ja see on üks põhjustest, miks tüüpiliselt selline üksik investor jääb indeksfondile alla. Ehk siis ta müüb seda liiga ruttu ja halvad jätab liiga kauaks alles. Ja üks potentsiaalne põhjus, miks seda halba tehingut alles jäetakse või seda kahjumiga aktsiat alles jäetakse, on see sama, et me kardame kaotusi, ehk siis inglise keeles on see loss aversion, ehk siis erinevatel allikatel see number on umbes selline, et 2-5 korda või et kaotus mõjub 2-5 korda tugevamalt kui see mingi samaväärne võit, ehk siis põhimõtteliselt, et selleks, et sa kohtleksid võitu kaotusega samaväärselt, peaksid sa võitma näiteks 500 eurot versus kaotus 100 eurot. Et selline üsna suur vahe tuleb sisse ja sellepärast me siis üritame seda kaotust vältida, küll antud juhul siis ainult sedasi psühholoogiliselt, ehk siis tegelikult see raha meil ei ole seda, aga me loodame, et äkki see, mis see praegu näitab, see suur miinus, et see siis kaob ära, kui me piisavalt kaua ootame. Kui me räägime nüüd aga päriselt, et mis siis nagu reaalselt selle käitumise tagajärg on see, et jah, kui me räägime sellisest laiapõhjalisest globaalsest indeksfondist, siis tõesti see, et hinnad vahepeal langevad, ei ole põhjus müümiseks, sest et vähemalt pikaajaline ajalooline statistika ja selle statistika taga olev põhimõte ja need põhjused on sellised, et suure tõenäosusega aja jooksul see indeks jälle taastub ja läheb uuesti tõusuteed. Küll kõigub vahepeal hästi palju üles-alla, eks. Aga seal on nagu see suhtumine üsna loogiline, et kui ma ei ole seda maha müünud, siis ma tegelikult ei ole veel midagi kaotanud, sest et börsidel kukuvadki ja kõiguvadki aktsiahinnad väga palju ja sellise laiapõhjalise indeksi puhul tegelikult ja pikaajalise investeerimishorisondi puhul tegelikult on see ebaoluline. Aga ka siin, et kui sa oled nii-öelda pensionile kohe minemas ja sinu indeks on kolinale kukkunud, siis tegelikult sa juba oled kaotuse saanud, sest et sul ei pruugi olla aega oodata, kuni see asi taastub. Nii et ka siin tasub nagu ikkagi mõelda selle peale, et see, kui investeerimishorisont muutub lühemaks, siis see langus on juba olulisema tähendusega ja võib tähendada sinu jaoks kaotust. Aga kui me läheme sellise huvitavama asja juurde nagu üksikaktsiad või mingid krüptorahad ja mis iganes muud sellised kuld ja muud sellised asjad, kus tegelikult see pikaajaline tõus ei ole garanteeritud ja selle taga ei ole mingit fundamentaalset nagu reaalset põhjust, siis tegelikult ei pruugi see aktsia taastuda. Nii et ta võib hoopis ka hullemaks minna, ehk sellest -50 võib saada -80, -90 või -100, ehk siis ettevõte võib minna reaalselt pankrotti ära ja siis on kõik raha läinud, eks. Et see on nagu üks pool. Teine pool on see, et isegi kui ta taastub, ehk siis sul oli õigus, ta jõuab ära taastuda kunagi, siis tuleks mõelda alternatiivkulu peale. Ehk siis
mujal võib olla parem taastus või parem tootlus isegi sellel juhul, kui see ettevõte taastub. Nii et kui sa mõtled, et kumba sa tahaksid, oletame, et variant 1 on see, et sa ostsid 10 000 euro eest aktsiat, see langes 50%, ehk sul on täna 5000 seal, et kas sa istud 10 aastat selles aktsias edasi ja siis müüd selle 10 000-ga maha ehk jääd nulli või müüd selle 5000-ga täna maha, ostad selle 5000 eest mingit teist aktsiat, mis 10 aasta pärast on 15 000 peal. Ehk siis sa oled teeninud 10 000 versus 5000, aga vahepeal pidid psühholoogiliselt tunnistama, et sa kaotsid raha. Et ma arvan, et see 10 000 on nagu kõvasti parem kui see 5000 teenida selle summa pealt, aga eks sa võid arvata teisiti, kui sa niimoodi arvad. Et ühesõnaga, tihtipeale jäetakse see alternatiivkulu pool arvesse võtmata üldse. Et sa ütled, et las see istub seal, et küll ta taastub, aga tegelikult kui samal ajal on mujal palju paremad võimalused, siis on väga halb seda sinna istuma jätta. Eeldusel, et tegemist on siis halva investeeringuga. Lisaboonusena lohutuseks nii palju, et kui sa investeerid eraisikuna, siis tegelikult, kui sa selle aktsia seal maha müüd, siis sa saad selle kahjumi ka tulust maha arvestada, eks. Ehk lõplik tootlus ei pruugi olla nii, või lõplik kaotus ei pruugi nii suur olla, sest et sa saad teiste tootluste pealt selle kahjumi maha võtta. Nii et jällegi võib-olla natukene toetust või julgustust, et kui see variant või see halb aktsia on tõesti halb, siis võiks olla lisapõhjust võib-olla see maha müüa. Ehk lõppkokkuvõttes tegelikult ei ole sinu rahakotil väga vahet, et kus sa selle tootluse saad, et kas selle aktsia taastumisest või teise aktsia ehk kiiremast tootlusest kui see taastumine. Et selles mõttes tasub nagu mõelda. Ja abiks võiks olla siin see, kui sul enne investeeringu tegemist on reaalselt hüpotees olemas, miks sa sellesse ettevõttesse investeerid, ehk siis sa tead, miks sa panuse tegid ja kui see enam ei kehti, siis võid selle maha müüa. Ehk kui sa arvasid, et tegemist on hea ettevõttega, aga nüüd mingil põhjusel ta enam ei ole hea ettevõte, siis ilmselgelt sul ei ole enam põhjust seda ettevõtet omada, sest et see hüpotees, millega sa lootsid siit tootlust teenida, enam ei kehti ja tõenäoliselt sa ei teenisid seda tootlust. Ja see võiks siis julgustada jällegi maha müüma. Ehk siis peaksid eristama seda, et kas kukkus ettevõtte hind, aga väärtus on endiselt ettevõttel hea, ehk siis tegemist on endiselt hea ettevõttega, või kukkus ettevõtte hind ja ettevõtte väärtus on ka kukkunud, ehk siis ettevõte ei ole ka enam nii hea. Et esimesel juhul, kui ettevõte on endiselt hea ja hind kukkus, siis võib-olla on see koht, kust juurde osta. Teisel juhul, kui ettevõte on muutunud halvaks ja hind on ka halb, siis võib-olla oleks aeg maha müüa ja leida midagi paremat tasemele. Et ühesõnaga, loodan, et said siit jälle midagi natukene mõtteaineks ja anna mulle näiteks teada kommentaarides ja kus iganes sa seda vaatad või kuulad. Et kui kuulad podcastina, siis tule näiteks Rahafoorumi foorumisse või siis Facebooki gruppi ja jaga oma mõtteid, et kas ja kui palju sul selliseid aktsiaid seal portfellis on, millel puhul sa ei ole veel kaotust saanud, aga number näitab päris ilusat miinust. Ja kas see mõttekäik võib-olla aitas sul natukene seda ümber mõelda, et mida selle positsiooniga ette võtta. Minu poolt tänases kõik ja kohtume juba järgmises saates. Tšau!